Donald Trump sõdis end nii kaugele, et andis käsu peatada Iraani pommitamised, saavutamata mingit tulemust. USA ja Iraani sõjas on saabunud vaikus. Alates 24. juuli õhtust lõpetas Ameerika lennuvägi Iraani pommitamise pärast 13 järjestikust ööd kestnud pidevaid rünnakuid. Iraan lõpetas vastuseks samuti oma rünnakud. Ja nüüdseks on mõlemad pooled juba 3. päeva järjest hoidunud rünnakutest. Iraan teatas, et lõpetab rünnakud, kui USA teeb sama. Ja alustas läbirääkimisi Omaaniga seoses turvalisusega Hormuzi väinas liikumisel. Kuid kõige huvitavam pole siin mitte sõjategevuse pausi fakt ise, vaid selle põhjus. Sest Trump peatus mitte sellepärast, et ta oleks juba võitnud. Ta peatus sellepärast, et Ameerikal saavad lihtsalt laskemoon otsa. Ja need ei ole enam Donald Trumpile vastumeelsete ajakirjanike sõna. Ei. Ameerika Ühendriikide juhtiv väejuht Lähis-Idas teatas otse Valgele Majale, et pole mõtet enam edasi rünnata. Staabiülemate ühendkomitee juht hoiatas Donald Trumpi, et suure sõja jätkamine on väga ohtlik ja kurnab Patriot-tõrjerakettide varud. Veelgi enam, selgus, et Ameerika Ühendriigid on viimastel päevadel juba lasknud Iraani rünnakud läbi, sest neil lihtsalt füüsiliselt ei jätku Patriot-tõrjerakette. Ja siin tekibki peamine küsimus, mis nii väga muret teeb Ameerika ametnikke. Kuidas kasutavad Venemaa ja Hiina ära seda laskemoona puudust USA armees? Aga Donald Trumpil on juba tulevikuks süüdlane leitud ja see on Joe Biden, kes andis relvi Ukrainale. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Sest see on kummaline. Mingisugune vaikus Lähis-Idas. Sõda käis, eskalatsioon ja siis äkki kõik lõppes. Tulemust pole, aga sõda peatus. Igatahes arutame. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Läheneme 300 000 tellija piirile, seega olen isiklikult tänulik teie tellimuse eest. See võtab vaid sekundi teie ajast. Olen selle eest teile tänulik. Alustan sellest, kuidas täpselt tekkis paus Iraani ja USA vahelises sõjas. Tegelikult juba 24. juuli õhtul Ameerika Ühendriigid lõpetasid ilma igasuguste selgituste ja ametlike avaldusteta lihtsalt rünnakud Iraani vastu. Nad tegid seda vaikselt, täiesti ilma ühegi ametliku avalduseta. Lihtsalt lõpetasid ründamise pärast. 13 järjestikust ööd, vastastikuseid rünnakuid, põhimõttel löök löögi vastu. Ja just see vaikus seab kahtluse alla Donald Trumpi järgne samm. Pühapäeval teatas Iraani armee, et Teheran on samuti peatanud vasturünnakud vastuseks USA poolsele pausile. Ja paljud analüütikud küsisid sel hetkel, mis see üldse oli? Milleks siis üldse oli vaja sõda uuesti alustada? Juunikuu keskel ju allkirjastati rahuleping, kuulutati välja vaherahu. Milleks oli vaja sõda 2 nädalaks uuesti alustada, et siis see lihtsalt vaikides lõpetada? Iraan märkis oma seisukoha järgmiselt. Teheran lõpetab oma rünnakud, kui Ameerika Ühendriigid teevad sama. Kuid siin on oluline märkus. Iraani allikas lisas, et Teheran ei helita suuri lootusi, et Trumpi otsus rünnakud peatada viitab USA läbirääkimispositsiooni tõsisele muutumisele. See tähendab, et iraanlased on skeptilised. Nad ütlevad, võib-olla on see lihtsalt ajutine paus, seega me ei loo endale illusioone. Samal ajal kutsus Iraani välisministeerium üles mitte uskuma kuulujutte, et Teheran peab mingisuguseid läbirääkimisi Washingtoniga. Aga Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Bagai teatas, et ameeriklastega ei peeta üldse mingeid läbirääkimisi. Samal ajal teatas Iraan, et peatab rünnakud mitte ainult ameeriklaste, vaid ka USA liitlaste vastu Lähis-Idas. Just nendele samadele soolavee magestamise jaamadele, elektrijaamadele Pärsia lahe riikides, mida Iraan kogu selle aja ründas. Just seetõttu, et Washington hoidub rünnakutest, vastavad iraanlased samaga. Samal ajal jätkab Iraan siiski Hormuzi väina kontrollimist. Eelnenud ööpäeva jooksul peatasid Iraani sõjaväelased 6 laeva, mis üritasid sellest väinast läbi sõita. Ja samal ajal teatas Teheran edusammudest läbirääkimistel Omaniga, ehk riigiga, mis piirneb selle väina kõige kitsama osaga, mis puudutab üldpõhimõtteid ja laevaliikluse toimimismehhanisme Hormuzi väinas.
Ja siin on üks väga põhimõtteline hetk, mille peame koos teiega fikseerima. Iraan ja Omaan arutavad praegu niinimetatud teenustasu kehtestamist Hormuzi väina läbimise eest. Washington on sellele kategooriliselt vastu. Täpsemalt öeldes oli vastu, mitte enam on vastu, vaid oli vastu. Praegu tundub, et Donald Trumpi seisukohta eriti ei kuulata. Iraani seisukoha läbirääkimiste suhtes sõnastas selgelt Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Ismail Bagai. Järgneb tema tsitaat. Ärge pöörake tähelepanu meedias levivatele spekulatsioonidele. Meil ei ole Ameerika Ühendriikidega mingeid läbirääkimisi. Meie läbirääkimised toimuvad Omaaniga ja need on keskendunud meetmetele, mis on vajalikud Hormuzi väina läbipääsu turvalisuse tagamiseks. See tähendab, et Iraan eitab avalikult otseseid läbirääkimisi Ameerikaga, kuigi Donald Trump väitis alles reedel vastupidist ja ütles, et Washington peab läbirääkimisi Teheraniga ning et Iraan, tsiteerin, muutub iga päevaga üha tõsisemaks ja et nagu ta ei luba tasu võtmist Hormuzi väina läbipääsu eest. See oli Donaldi Trumpi avaldus reedel, aga esmaspäeval ütlevad iraanlased, ärge pöörake sellele tähelepanu. Meie peame oma läbirääkimisi ja ameeriklasi pole seal üldse. Siin tekibki peamine küsimus. Aga miks Donald Trump tegelikult peatus ja miks USA vaikides lõpetas sõja? Ja siin osutab kogu Ameerika ajakirjandus ühele ainsale põhjusele. See on relvade puudujääk Ameerika Ühendriikide armees. Ja sellest kirjutavad mitte ainult liberaalsed meediaväljaanded, vaid ka konservatiivsed. Ka Fox News ütleb, et jah, sellega on probleeme. Ja see kõlab tõesti hirmutavalt. Suurima riigi armeel, sellel suurriigi hiiglasel saab lihtsalt relvastus otsa. Axiossi andmetel, mis viitab kahele allikale, kes on kursis USA sõjaväe juhtkonna seisukohaga, USA vägede ülemjuhataja Lähis-Idas, admiral Brad Cooper, pöördus kiiresti Valge Maja poole ja soovitas peatada pommitamiskampaania Hormuzi väina ümbruses. Sest tema sõnul on see jõudnud, tsitaat, tõhususe piirini. Tema sõnul pole mõtet enam edasi pommitada. Ja Brad Cooper teatas Valgele Majale, et on jäänud liiga vähe kõrge väärtusega sihtmärke, mille pihta oleks mõtet lüüa. Vähemalt seni, kuni Trump ei otsusta konflikti tõsta täiemahulise sõjategevuse tasemele. Lihtsamalt öeldes ütleb Brad Cooper järgmist. Kuulge, me kas peatume või läheme üle täiemahulisele sõjale. Ükskõik milline kolmas variant on lihtsalt mõttetu rakettide ja mürskude raiskamine. Ta ütleb, et see pole ei rahu ega sõda. See ei vii mitte kuhugi välja arvatud laskemoona puuduseni. Ta ütleb, et kas me peatume või liigume juba järgmisse sõjaetappi. Aga see pole veel kõik, sest teine stsenaarium, nimelt sõja eskaleerimine, Trump ei saa praegu ellu viia. Stabiülemate ühendkomitee juht, kindral Dan Kane, hoiatas Donald Trumpi eraviisiliselt. Et suurte sõjaliste operatsioonide taasalustamine Iraani vastu on tehniliselt muidugi võimalik, kuid see on ohtlik ja kurnab ära raketitõrje püüdurrakettide varud, mis on kättesaadavad USA keskväe juhatusele. Jutt käib just Patrioti püüdurrakettidest ja muudest õhutõrjevahenditest Lähis-Idas. Oht püüdurrakettide varudele on üks paljudest kaalutlustest, mis muudavad suure sõja juurde naasmise äärmiselt riskantseks ettevõtmiseks, kirjutab Axios. Kuid Trumpil on, ja nagu selgus, poliitiline vastupalu. CNN-i andmetel USA asepresident J.J. Vance, kes algselt muide oli selle sõjalise operatsiooni vastu, kohtumisel presidendiga Valges Majas reedel, avaldas kahtlust sõja eskaleerumise suhtes. Ehk siis Trumpi ei pidurda mitte ainult sõjavägi, vaid ka tema enda asepresident. Ja just pärast seda reedest kohtumist, kus Kane ja teised nõunikud väljendasid oma muresid, otsustas Trump lihtsalt rünnakut peatada. USA alaline esindaja ÜRO juures Mike Waltz selgitas seda avalikult pehmemalt ja ütles, et Trump annab läbirääkimistele natuke ruumi. See on tema tsitaat, need ei ole minu sõnad. Natuke ruumi. Aga tegelikult on sõjalise operatsiooni peatamise põhjus hoopis muus. Diplomaatiliste sõnastuste taga peitub siiski tegelik probleem. Juba märtsis, kohe kui see sõjafaas algas, ajakirja Fortune andmetel eksperdid märkisid, umbes 25%
kogu CAAT komplekside varudest kulus Iisraeli kaitsmiseks Iraani ballistiliste rakettide eest juba eelmise aasta 12-päevases sõjas. Järgneb tsitaat. Need raketid olid juba väga suures defitsiidis ja me ei ostnud neid piisavalt enne selle konflikti faasi algust. Ja nüüd oleme tõenäoliselt kulutanud veel mitusada. Trump ise kirjutas reeden sotsiaalvõrgustikus True Social, et mitu kaitsetööstuse ettevõtet nõustusid relvatootmist 4-kordselt suurendama, tsiteerin, nii kiiresti kui võimalik. Mis, nagu te mõistate, on iseenesest tunnistus, et relvadest on tõesti puudus ja nende tootmist tuleb kiirendada. On märkimisväärne, kuidas Valge Maja siin rabelema hakkas. Seesama Waltz kinnitas pühapäevastes saadetes nii probleemi olemasolu, kui ka üritas sellest samal ajal kõrvale hiilida. Näiteks CBS Newsi eetris nimetas ta täielikuks jamaks kõiki väiteid, et USA'l pole Lähis-Idas piisavalt tulejõudu. Edasi tema tsitaat. Mitte ainult ei ole meil kõik vajalik olemas sõjateatris, vaid sinna saabub veelgi rohkem. Kuid teisest küljest annab Trump ise mõista, et rakettidest tõesti jääb puudu, samas kui sõjaväelased kinnitavad, et kõik Trumpi käsul tehtud rünnakud on muutunud lihtsalt mõttetuks. Aga probleem on palju laiem, isegi puhtalt geopoliitiliselt. Kõige olulisem meie, ukrainlaste jaoks ja peamine mure Ameerika ametnike jaoks on see, kuidas Venemaa ja Hiina seda puudujääki ära kasutavad. New York Times kirjutab sellest otse, tsiteerin. Ameerika ametnikud kardavad, et Vladimir Putin ja Xi Jinping võivad Ameerika sõjaliste varude vähenemist arvesse võtta tulevaste otsuste tegemisel Venemaa, Ukraina ja Euroopa suhtes ja Hiina, Taiwani suhtes. Öeldakse, et Patriot-tõrje rakettide varud ei ole lõputud. Iga Patriot, mis lastakse Pärsia lahe kohal Iraani ballistiliste rakettide vastu kaitseks, on see sama Patriot, mis kahjuks ei jõua ei Ukrainasse, ei Taiwanile, ei Euroopasse, mitte kellelegi. Ja kui Ameerika, jõudis oma varudega Iraani tõttu põhja, siis tekib Vladimir Putinal kiusatus. Et kuni Ameerika Ühendriigid on kurnatud ja hõivatud, võib Ukrainale survet avaldada ja NATO-d proovile panna. Sest Ameerika julgeoleku vihmavarjust ei pruugi lihtsalt kõigi rindete jaoks korraga piisata. Ja pange tähele, 3 ööd järjest on Rumeenia juba droone alla tulistanud. Vene droonid oma F-16 hävitajatega. See tähendab, et maad kuulatakse juba. Ja seesama ajaleht New York Times maalib ka üldpildi Donald Trumpi olukorrast ning see pole tema jaoks just kuigi rõõmustav. Väljaanne kirjutab, et Donald Trump ise on sattunud lõksu ja tema presidendiaega neelatakse järk-järgult. Sõda, millest üritab väljapääsu leida, aga väljapääsu pole. Ja juba räägitakse, et see sõda võib saada veel üheks Ameerika Ühendriikide igaveseks sõjaks. Donald Trumpi seatud eesmärgid on jäänud peaaegu täielikult täitmata. Jädasi tsiteerin New York Timesi. Ta ei suutnud ohjeldada nende hindade ja nafta hinna kiiret tõusu ega nende mõju aktsiaturule. Laevandus vähenes taas miinimumtasemeni. Nüüd on ohus veel üks strateegiline marsruut Punase mere ja Adeeni lahe vahel. See tähendab Bab el-Mandebi väina. Ja kuigi president ähvardas vallutada Harki saare, kust Iraan ekspordib naftat, või võtta kontrolli alla rikastatud uraani maa-aluse hoidla, ta tunnistas avalikult, et ei taha saata maismaa vägesid. Ja siin on, mida Ameerika presidendi abid ütlevad. Kõik need piirangud muutsid Trumpi sügavalt pettunuks ja veelgi ettearvamatumaks. Ja mis peamine, tal puudub selge plaan, kuidas saavutada eesmärk hävitada Iraani tuumaprogramm. Ja veel üks tsitaat New York Timesist. Astudes konflikti peaaegu ilma võidustrateegiata. Ta üritab nüüd leida viisi, kuidas konfliktist väljuda nägu päästes rääkimata võidust. Ja nüüd loetleb väljaanne 3 võimalust, mis on praegu USA administratsiooni ees. Edasiseks sõjaliseks eskalatsiooniks, majandusliku surve suurendamiseks Iraanile või eesmärgi saavutamisest teatamine ja konfliktist väljumine, öeldes, et see, mida taheti, on juba saavutatud. Ja üks peamisi ettevaatlikkuse põhjuseid ongi just see relvavarude ammendumine. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse andmetel on USA võinud juba ära kasutada kuni poole mõnede võtmetähtsusega rakettitõrje rakettide varudest ning pärast 13 ööd
kestnud rünnakuid, on need varud Ameerika ametnike sõnul jõudnud kriitiliselt madalale tasemele. See tähendab, et alles on juba vähem kui pool. Kuid siin on äärmiselt oluline märkida üht väga tähtsat asjaolu. Sõjapaus Pärsia lahes USA ja Iraani vahel ei tähenda veel rahu, sest sõda levib naaberrindedele. Ja seda tuleb samuti mõista. Nädalavahetusel, hoolimata vaikusest Hormuzi väina ümbruses, ilmusid uued sõjakolded. Esimene koldepunkt on Punane meri. Jeemeni hutiid Ansar Allahi liikumisest, keda toetab Teheran, teatasid uuest rünnakust Saudi Araabia vastu. Nende droonid ründasid, pange tähele, naftatorusid, mis viivad riigi idaosast Punase mere äärde asuvasse Yanbu linna. Houthide versiooni kohaselt oli see vastus Saudi poole droonide poolt Jeemeni õhuruumi rikkumisele. See tähendab, et ka see teine strateegiline marsruut Punase mere ja Aadeni lahe vahel sattus ohtu. Las ma selgitan, juhuks kui keegi jäi millestki ilma. Saudi Araabial on 2 võimalust nafta eksportimiseks. Läbi Hormuzi väina, see tähendab Pärsia lahest läbi Hormuzi ja väljapääs avamerele. Või see, mille Iraan praegu sulges, või on olemas 1200 kilomeetri pikkune naftatoru, mis läbib kogu riiki. Pärsia lahest läbi kogu riigi Punasesse merre, kus asub Yanbu sadam, kus saab naftat laadida ja vedada kas läbi Suessi kanali või läbi Bab el-Mandebi väina. Aga nüüd ründavad seda naftatoru Houthid. See tähendab, et tekib täiesti reaalne oht, et Saudide naftaeksport võib lihtsalt katkeda. Teine sõjakolje on Iraak. Saudi Araabia kaitseministeerium teatas, et nende õhutõrje tõrjus ja hävitas mitu drooni, mis üritasid rünnata objekte pealinnas ja riigi idaosas. Ja nüüd teatas Saudi Araabia kaitseministeeriumi pressiesindaja kindralmajor Turki al-Maleki, et droonid lasti välja Iraagi territooriumilt. Tõenäoliselt Iraani toetatud relvarühmituste poolt. Ehk siis pilt on järgmine. Hormuzi väina ümbruses näib olevat vaikus, aga Iraani toetatud rühmitused, ehk siis hussiidid Jeemenis ja Iraani-meelne relvarühmitus Iraagis jätkavad rünnakuid Saudi Araabia vastu. Ja need rünnakud näitavad, et konflikt, mis on juba häirinud energiakandjate tarnet läbi Hormuzi väina, võib mõjutada veel üht olulist viimast laevateed. Ja lisaks sellele võib taas õhutada kodusõda Jeemenis. Ja mida sellega peale hakata? Donald Trumpil pole sellele vastust. Tulemus. Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel on praegu habras paus rünnakutes. Iraan on valmis mitte ründama, kui teda ei rünnata, ning on valmis pidama läbirääkimisi Omaaniga Hormuzi väina läbipääsu üle. Aga Iraan ise on skeptiline ning tema toetatud rühmitused jätkavad Saudi Araabia ründamist 2 suunast, Jeemenist ja Iraagist. Peamine, mida sellest loost kaasa võtta, on järgmine. Trump peatus mitte tugevuse, vaid nõrkuse tõttu. Tema enda kindralid admiral Cooper ja armee juht, ühendstaabi juht Kane ütlesid talle otse, et suur sõda kurnab ohtlikult Patriot tõrjerakettide varusid. Asepresident Vance on samuti eskalatsiooni vastu. Relvi tuleb kiiresti tellida töövõtjatelt, nagu Trump ütles, 4 korda rohkem. Tundub, et Ameerika on lihtsalt jõudnud oma laskemoona varude piirini. Ja see on meie jaoks otsene signaal. Kui Ameerika Ühendriigid on Iraani vastu peetavas sõjas oma varud ammendanud, Vladimir Putinal tekib arvestus, et Ukrainale ei pruugi Ameerika patriote jätkuda. Just sellepärast püüab Volodõmõr Zelenski nii visalt saavutada omaenda tõrjerakettide tootmist ja litsentsi ameeriklastelt, et mitte sõltuda Ameerika ladudest, mis nagu selgus ei ole sugugi põhjatud. Sama arvestuse teeb ka Hiina Taiwani suhtes. Sõda Lähis-Idas mõjutab otseselt Venemaa sõda Ukraina vastu. See tähendab, et iga välja lastud tõrjerakett on üks selline rakett, mida veel nüüd kahjuks ei jätku. Ja homme, 28. juulil, kohtub Zelenski Trumpiga Washingtonis ja patriotide küsimus on seal üks võtmetähtsusega teemasid. Ja sellel teemal tegin ma varem eraldi saate, nii et kordamise vältimiseks minge kanalile ja vaadake see kindlasti ära. Siin panen aga 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest.